öeldi, et liiga kaua õppida tunnis. Tundub, et vahukoorest kaugemale siin praeguse hetkega ei jõuta. Tundub, et Anul on... Nii, 1, 2, 3 Tuhk ja Tolm, me oleme restoranis Farm. Kes teie olete? Peakokk Mihkel. Peakokk Mihkel. Juhataja Monika. Ja Brentšev Dmitri Roos. Kama teema oli täna õhtul. No mis asi selle kamaga on? Kas eestlased söövad vähe kama või tahate teie nagu kuidagi reklaamida kama söömist? Mis jama selle kamaga nüüd on, et täna pidi seda kamavärki tegema ja... Kama on ju hea ja odav ja väga põhi Eesti toit ju. Tangained, kõik on väga tervislik. Kas te suudate oma restoranis seda inimestele sisse ka sööta? Teie menüüs on kamaroad. Kama me lisame toitudele. Kui inimene ütleb ikka, et ma ikka väga ei taha, siis vägisi ei panda. Kas see on menüüs ka välja toodud, et kui on... Rohkem nagu maitseaine ikka, et ei ole puhas kraam nagu vanasti oli. Kas sina sööd kama? Ja mina väga armastan kama. Aga öelge, mis on teie restorani spetsialiteet? Miks ma peaksin siia tulema? Mis on see kirstordil, mis mind nagu erutaks ja ma tahan siia alati tagasi tulla? Ma arvan, et eelkõige see lihtsus, see Eesti köök, see Eesti toit ja lihtsalt see lihtsus. Et me ei rõhu nagu mingi auhinnale selles suhtes, et me rohkem oleme nagu sellise... Tavalise Eesti toidu jah, täpselt niimoodi. Ja suurt rõhku oleme pandud siis muidugi atmosfäärile ja miljööle. Ja ma vaatan küll, siin on hunt ja ronk ja siga ja rebane ja ma ei tea, mis linnud need muidugi on. Vabandust. Et kas neid loomi leidub ka kõiki teie menüüst? Ja, part on meil menüüs. No metsiga ei ole, on meil kits. Kotletid on meil, hirved ja... Rebase liha? No rebas on lihtsalt hea siuke loom, et seda ei pea sööma. Ta on kaval. See on Eesti folkloor siin, et noh. Aga mis hinnaklassis teie road on? Vanalinna kohta, ma arvan, väga mõistliku hinnaga ja üle Tallinna nagu keskmised. Keda te siia ootate? Viru tänav, te olete praktiliselt Viru tänaval. See on selline turistide lemmikkoht. Kas eestlasi ka tegelikult käib siin? Antud hetkel tänase päeva seisuga käib eestlasi meil isegi väga palju. Et isegi turisti, mitte nii palju turiste, aga suvi on muidugi ees tulemas, et kindlasti ma arvan, et me oleme ju nii Viru tänaval ikkagi, et ma arvan, et ilma turiste on ka kindlasti tere tulnud, et selles suhtes küll, jah. Mis on see roog, mis on see bravuur, mis on teie restoranis? Midagi sellist, mida mujalt ei saa? Seajalad. Seajalad ja tõepoolest, kui ma olin köögis valmistamas kama magustoitu, siis ma nägin seal suures kastrulis seajalgu. No mina mäletan oma lapsepõlvest, et olid jõulude aeg ja siis vanema tegi seajalgu ja mul tekkis minestuse hoog. Et kuidas te suudate serveerida seajalgu nii, et ma ütleksin vau? See on tavaliselt käib malmpott, hea puljang ja pehme seajalg. Ja ei saa arugi ja sööd ära ja kiidad veel takka. Kindlasti, paljud naised on kiitnud seda. On see tõsi, naine? Ja see on kahjuks on see tõsi või õnneks. Nii ta on, et algul naised pelgavad, aga kui tuleb lauda, siis nad tõesti on selles mõttes tõsiselt heas mõttes üllatunud. Kas see seajalg tuleb sinna sõrad püsti lauda? Ei, ta tuleb ikka malpotis ja ta tuleb ikka... Puljangiga ära ilusti ja paneme rohelist. Et ta tuleb väga kaunilt. Okei, aga ära ole nii tõsise moega, sest täna on ikkagi pidu. Ma tean, ma näen, et sul on täiesti nagu viimast vead. Mis kellani restoran lahti on? Nädala sees kella 12-ni ja nädalavahetuseti kella 2-ni lausa. Ja siis saab süüa ka kella 2-ni? Süüa saab kella 1-ni nädalavahetuseti ja nädala sees kella 11-ni. Selge, asi selge, tulge seajalgu sööma ja kama ka. Aitäh!